Tere õhtust kõik spordisõbrad! Saade Spordiakadeemia alustab. Tänases saates räägime pikemalt Tallinna spordi edendamisest, kuid saates tuleb juttu ka jalgpallist ja paljust muust. Me jätkame ka rubriigiga vaataja küsimused ja tänases saates loosime välja ajakirja Sport poole aasta tellimuse kõikide meie fännide vahel. Lisaks läheb sama tellimus uuesti loosi, selleks tuleb siis liituda meie Facebooki lehega Spordiakadeemia. Huvilistel on võimalus võita veel ka ajakirja Golf tellimus, selleks tuleb meile endiselt siis saata küsimusi. Aga miks ei juhi tänast saadet Maksim Tuul, see põhjus selgub ka tänase saate lõpus. Nüüd aga vaatame üle meie tänase saate teemad. Rahvusvaheline jalgpalliliit võib mais saada uue presidendi. Oma kandidatuuri on üles seadnud ka legendaarne Portugali mängija Luis Figo. Karmi ja enesekeskse mängijana tuntud rootslane Zlatan Ibrahimovic toetab nälgivaid inimesi. Tokyo maratonil oli kasutusel uus robot, kes toidab sportlasi tomatitega. Nädalavahetusel toimus meediaettevõtete korvpalliturniir Kõvaketas. Sellised on siis tänased teemad ja pikemalt räägime tänases saates Tallinna sportimisvõimalustest. Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves, tere õhtust! Tere õhtust! No Tallinn kavatseb lähiajal renoveerida siis mitmeid spordiasutusi, peagi algavad tööd näiteks legendaarsel Kalevi spordihalli juures. Mida seal tehakse siis? No legendaarse spordihalli me tahaksime siis muuta uueks, aga et see sisu jääb ikkagi sama, mis ta oli, ehk et pallimängudele. Tööde käigus me teeme tegelikult kogu selle halli seest täna puhtaks ja viime põranda sügavamale, nii et me tekitame ristipidi 4 pallimänguväljakut treeninguteks, suur nii-öelda mänguareen, kus ka täna mänge peetakse, jääb samasse kohta, pealtvaatajatele tulevad siis teisaldatavad tribüünid ja loomulikult, mis kõige rohkem muutub, on siis sisekliima ehk et see ventilatsioon, küttelahendused, mis on ajast ja arust, need ehitatakse kõik ümber, samuti ka siis sportlastele riietusruumid. Ja lisaks sellele tuleb ka üks juurdeehitus, circa 300 ruutmeetrine, kus siis tulevad ka aeroobikasaalid ja pinnad selle halli jaoks. Rõõm kuulda, aga ma olen kuulnud ka seda, et lisaks spordihallile soovib linn rekonstrueerida Kalevi keskstaadioni rahvusvahelistele nõuetele vastavaks tõeliseks Eesti rahvusstaadioniks, et millal see projekt võiks käima minna? No selle eeltööd täna käivad ja siin on initsiatiivgrupp eesotsas Eesti spordiselts Kaleviga ja selle juhtidega, nii et eskiislahendused liiguvad, linn omalt poolt algatab detailplaneeringu, sest need tööd, mis seal on vaja teha, on väga suuremahulised. Ning millal ta nüüd realiseerub, on küll üpris keeruline öelda. Olen ise nagu kuulnud optimistide käest aastaarvu 2019, no kui see nii juhtuks, oleks tore. Aga seal on tõepoolest väga suured mahud tööd vaja teha. Aga igal juhul on see väga perspektiivikas koht. Igal juhul ja lisaks sellele, et kui kogu aeg on siin olnud aastaid juba selline diskussioon, et laulu- ja tantsupeo jaoks tuleb ehitada tantsustaadion, siis nähes seda, et kuidas kas või täna nii-öelda Kalevi keskstaadion, nagu ta oli, kuidas ta kasutuses on, siis no kuidas üks tantsustaadion ennast ära majandab, ei kujuta ette. Küll aga kui nüüd nii-öelda seljad kokku pannakse, siis saab see Kalevi keskstaadion ikka taaskord uue hingamise. Me jätkame vestlust siit stuudiost hetke pärast, aga sportlastele on korda läinud see, et linn sporti toetab ja möödunud nädalal avaldati allkirjadega ka sellele toetust. Ligi 100 Eesti sportlast ja spordiga seotud inimest andsid oma allkirja avaldusele, et toetada linnavalitsuse kurssi Tallinna sportlike, tervete ja roheliste pealinnade esirinda. Number 1, mis ma märgiks Tallinna puhul, on ääretult positiivne see, et Tallinn on nüüd teinud ikkagi oma spordikooli, mis on nüüd minu arvates suhteliselt hästi käima läinud. Et see on nii-öelda laste seisukohad nagu ääretult tähtis, sest et antud juhul meie sellises elatustaseme olukorras
puhtklubiline sport on tegelikult ikkagi nii-öelda lapsevanematele materiaalselt väga raske nagu taluda ja spordikool on just see koht, kus saab ka see laps sinna tulla, kellel võib-olla muidu emal-isal materiaalset võimalust poleks teda saata klubilisse tegevusse. Teine, mis ma Tallinna puhul nagu väga välja tooks, et õnneks Tallinna linn ostis aastaid tagasi nii-öelda Kalevi spordihalli enda valdusesse ja kuuldavasti on seal tulemas ka nii-öelda uuendamine ehk see spordihall, mis on ikkagi väga, väga paljude eestlaste nagu südames oma seal korvpalli, võrkpallilahingutega, et see tehakse korda ja on olemas väga selline korralik spordiobjekt saab kindlasti olemas olema. Siis loomulikult Tondiraba jäähall, kus siis eriti need spordialad, kus on seotus nagu jääga, et see jää on ju selles mõttes nagu kallis ja nii-öelda klubiliselt seda üleval pidada ja leida nüüd sellist kontingenti, kes nagu jaksaks maksta, et seal nagu harjutamas käia, et veel kord see meie elatustaseme juures on sisuliselt võimatu. Teiste seas kirjutasid alla rallies Ott Tänak, tippvehkleja Erika Kirpup, Rakvere Tarva korvpallimeeskonna peatreener Andres Sõber, Nõmme Kalju peatreener Sergei Terehov, iluuisutamise treener Anna Levandi ja maadlustreener Martin Plaser. Kõige mõjusam põhjus on see ikkagi, et näiteks meeskond Kalev Cramo, kes on ikkagi Tallinna meeskond ja linn on igati minu meelest toetanud nende mängude ülekannet VTV-st, et see on minu meelest kogu Tallinna ja miks ka mitte Eesti korvpallile väga kõva värk. Rääkimata, et ka Rakvere Tarvast eelmine aasta toetati sellega, et Euro Challenge mänge näidati üle. Palju näinud korvpallitreener lisas, et tema hinge kriibib teadmine, et Eestis leidub lapsi, kes on sunnitud rahapuudusel sporditreeningutest loobuma. Et kuidagi peaks ikka seda süsteemi ja riigipoolset värki settima nii, et need iga poisi jõmm ja tüdruk saaks trenni minna, et nad ei pea mõtlema sellele, et kas issi ja emme suudavad selle kuumaksu ära maksta. Käesoleval aastal kavatseb Tallinn spordirajatiste renoveerimiseks kulutada 5,5 miljonit eurot. Tänavu alustatakse veel legendaarse Kalevi spordihalli ja Sõle spordikompleksi renoveerimist. Niisiis sportimisvõimalused on Tallinnas tõesti head, aga Tondiraba jäähalli kavatsetakse veelgi laiendada. Kompleksi juurde on planeeritud siseujula, hostel ja ka golfiväljak. Rein Ilves, millal neid siis kõiki ehitama hakatakse? Tõepoolest, selle Tondiraba spordikompleksi esimene etapp ehk et jäähall on siis valmis ja täna väga edukalt töös. Nimelt selle nädala lõpus algavad seal juunioride maailmameistrivõistlused kurlingus, järgmise nädala teisipäeval algavad juunioride maailmameistrivõistlused iluuisutamises, nii et ta on saanud selle sisu, mida ta on, mis me nagu algselt nagu mõtlesime. Tõepoolest, praegu hetkel paralleelselt käib ka detailplaneeringu koostamine, et saada siis ehitusõigus sinna samma Varraku 14 lähialale ujulakompleksi rajamiseks ja hosteli rajamiseks. Ja ujulakompleks sisaldab endas siis 10 rajaga 50-meetrise basseiniga ujulat, pluss juurde oleks ka siis nii-öelda mitte sportlasele, aga kes tahab ka veemõnusid nautida, selline spa osa. Ja ka veel on ette nähtud sinna sellised, ütleme siis, võitluskunstide saalid. Ehk et me loodame, et see annab sellise väga hea sünergia täna ka sellele samale valminud jäähallile. Lisaks sellele on meil seal territoorium 25 hektarit täna tühermaad, kus me siis osaliselt vastavalt projektile säilitame sellist looduskeskkonda, mida seal on tõesti 5 erinevat sorti tegelikult kogu sellel maastiku peal. Nii imelik, kui see ka ei ole. Et on rabamaastikku, on nõmmemaastikku, on väga erinevat ja neid me kindlasti säilitame, aga tuleb 9 rajaga golfiväljak, munitsipaalgolfiväljak. Siin me teeme koostööd Eesti Golfiliiduga ja me loodame saada, meil on juba tegelikult eraldatud Rahvusvahelise Golfiliidu poolt toetussummad, aga me loodame neid suuremaks saada, nii et ja ehitamisega alustada sel aastal. Meil on olemas täna projekt selle kohta valminud juba ja
hea sellise kokkusattumuse puhul võib alustada, ütleme, aasta teisel poolel kindlasti seal juba töödega, et 2017 võiks seal golfi mängida. No väga kihvt, igal juhul selline tõeline spordimekka on sinna nagu valmimas, aga ma tean, et eelmisel aastal käivitati ka Tallinna spordikool, et kuidas siis on esimesel aastal läinud spordikoolil? Noh, et siin on olnud erinevaid arvamusi või selliseid hirme, et nüüd spordikoolis tekib tohutu konkurent eraõiguslikel alustel olevatele spordiklubidele. Siis seda meie nägemuses ei ole, ehk et me tahaksime tegelikult olla nagu kõrgema spordimeisterlikkuse kool, ehk et aidata kaasa nendele sportlastele, kes on juba kusagile jõudnud, kellel on saavutus ja on vaja tuge. Ehk et eelkõige rahalist tuge, teiseks ka tuge treenerite näol, sest et spordikoolis me saame treenerid ikkagi palgale võtta, nad on sotsiaalselt garanteeritud ja loodame siis koostöös spordialaliitudega tegelikult just välja selekteerida need, kellega spordikoolis tegelda ja ega neid tulemeid kiiresti saagi näha. Need ütleme, et see spordikooli töö loksub ehk paika siin 2-3 aastaga ja esimesi tulemusi tegelikult, ma arvan, näeme siin 8-10 aasta pärast. Ehk et see on see töö, mis on pikaajaline ja siin kiiret lahendust leida on liialt sinisilmne. Nii see on, aga me jätkame nüüd saadet Rahvusvahelise Jalgpalliliidu presidendi valimistega. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA võib õige pea saada endal uue juhi. Kui viimased 17 aastat on organisatsiooni vedanud šveitslane Sepp Blatter, siis tänavustel valimistel on mehe kõrvale kerkinud mitmed tugevad konkurendid. Kui esmalt teatas enda kandideerimisest senine FIFA asepresident Jordaania prints Ali bin al-Hussein, siis tänaseks on oma kandidatuuri üles seadnud ka legendaarne endine tippmängija portugaalane Luis Figo. Well, I think I'm an independent person that can decide without any kind of stereotypes regarding what is good for football and for football. I think I have present today a strong manifesto with some important changes that allows the organization to have more transparency, to cares more regarding the associations, to cares about the development in football, to have care about the cooperation between all the stakeholders in football. And I think with that I will try to convince the persons that decide that FIFA needs really a change. Luis Figo kandidatuurile on avaldanud toetust juba mitmed tippmängijad ja treenerid eesotsas Inglise ikooni David Beckhami ning Figo kaasmaalase praeguse Chelsea meeskonna lootsi Jose Mourinhoga. You can win, you can lose, maybe Mr. Blatter wins the election, but one thing Luis won already and for sure, which is credibility. And he wins credibility by a very nice campaign he's doing. Polite, clean, without being offensive, just showing what he is, showing his passion for the game. So I'm very, very proud of him. Nagu eelpool mainitud, on aga Blatteril ja Figol ka tugevaid konkurente. Vastastest vaieldamatult nimekaim on aga senine FIFA asepresident Jordaania prints Ali bin al-Hussein, kelle eesmärgiks on viia fookus administratiivselt poleemikalt tagasi spordile. I've been in football for a number of years and on the executive committee of FIFA the last 4 years. And after talking to colleagues from across the football world, and I'm talking about fans, players, as well as member associations, I think that we all agree that it is time now for a change, to have a FIFA, a transparent FIFA, to work on the sport itself, on development. You know, I cannot see myself being a member of the executive for another 4 years under the present circumstances, and I'm willing to take the challenge.
FIFA president Sepp Blatter on suurorganisatsiooni juhtinud juba 1998. aastast alates. Rahvusvahelise jalgpalliliidu presidendi valimised toimuvad juba mõne kuu pärast 29. mail Zürichis. Aga tuleme nüüd saates selle aasta rahvaspordiürituste juurde. Septembris ootab meid kindlasti ees Tallinna maraton. Rein Ilves, mida võiks veel välja tuua nendest rahvaspordiüritustest? No jaa, Tallinna maraton on loomulikult meie selline lipulaev ja kõige suurem üritus siin regioonis just rahvasportlastele. No mida võib veel kindlasti nimetada on maikuuses olev maijooks, mis on siis toob Tallinnasse lauluväljakule kokku kõik ilusad naised kõik kokku ja ega mehedki saavad rahulikult oma naisi oodata meestehoius, kus nende eest hoolitsetakse. Olen isegi seal istunud ja väga mõnus on, kui saad juuksed lõigata ja niisama vaadata seal ilusaid inimesi. Samas on just väga populaarseks muutunud orienteerumine ja neid päevakuid erinevaid on niivõrd palju, aga kogu see info on tegelikult olemas meie Tallinnas linnavalitsuse spordiportaalis ehk et seal, et seda üles lugeda täna, millised neid on ja no neid on alates kepikõnnist kuni orienteerumise, kuni jalgrattasõiduni, kuni siis ka jooksudistantsideni ehk et selle aasta talv on küll selline, et võib-olla suusarõõme saab nagu vähem nautida, aga ka need tegelikult on meil nii Nõmme kui ka Pirita terviseradade näol ikkagi mingisugused võimalused olemas ja see, kes ikka väga tahtis, küll see sai ka. Nii ta oli, ma isegi võtsin osa 2 suusa teisipäevakust, nii et protokollis mu nimi täitsa olemas ja ma usun, et ka jooksurajal ja ka rattarajal ja triatlonil igal pool kohtume harrastajatega. Kindlasti. Aga spordi kaudu toetatakse ka teisi ettevõtmisi ja Zlatan Ibrahimović on otsustanud toetada nälgivaid inimesi. Paris Saint-Germaini jalgpallitäht Zlatan Ibrahimović, kes on laiemale üldsusele tuntud ennekõike kui enesekeskne superstar, näitas liigamängus Caeni meeskonna vastu oma inimlikumat külge. Nimelt võttis Ibrahimović pärast vastaste väravvõrgus ahistamist seljast särgi, paljastades oma kehale tätoveeritud nälgivate inimeste nimed. Seda seetõttu, et Rootsi superstar on otsustanud liituda ÜRO toiduabiprogrammi reklaamikampaaniaga, mille raames siis mees oma kehale 15 ajutist tätoveeringut nälgivate inimeste nimedega teha lasi. Ibrahimovići sõnul kannatab igapäevaselt näljahäda käes 850 miljonit inimest. Mehe soov on nende probleemidele suuremat tähelepanu pöörata. Väravalöömise järel särgi seljast võtnud Ibrahimovići karistati kollase kaardiga, mis tähendab ühtlasi, et ta peab distsiplinaarkaristuse tõttu vahele jätma Paris Saint-Germaini ja Monaco mängu. See aga ei rõõmustanud sugugi PSG peatreenerit Laurent Blanc'i. Il a marqué très tôt, il a enlevé son maillot, alors je sais pas si c'est pour faire voir ses tatouages. Si c'est le cas, effectivement on les a vus puisque ça fait la une de tous les sites dans le monde entier. Donc ça c'est une opération très réussie, que ce soit pour lui ou pour la fondation. Mais sincèrement ça nous a coûté un carton jaune. Imaginez que le match aurait monté en température et au bout de 20 minutes il prend un autre carton jaune. Je pense qu'on aurait terminé le match à la 70e puisqu'on était 7. Aga nüüd on kätte jõudnud vaataja küsimuse rubriik ja seekord valisime välja Argo küsimuse, sest see puudutas just meie tänast teemat Tallinna sportimisvõimalustest. Küsimus oli, et kas täiskasvanud tallinlastel on võimalik kuskilt tasuta trennis käia? No Rein Ilves, kas on selline võimalus olemas? On küll. Need samad meie terviserajad, mis on valgustatud ja hooldatud nii suvel kui talvel Nõmme, Pirita terviserajad. Kui on omad suusad olemas, siis keegi raja kasutamise eest raha ei küsi. Samuti suvel palun väga värskes looduses, värskes õhus sportida. Need ongi need võimalused ja neid tulebki rohkem propageerida ka laste hulgas, et need lapsed tuleksid oma korteritest välja rohkem, liiguksid ükskõik kui kiiresti. Jah, paraku on küll ka nendel tervisespordiradadel nii-öelda vahejuhtumeid, kus siis nii-öelda ässad tulevad ja ütlevad, mis sa koperdad mul siin ees, et ma tahan siin sõita, eks ole. Need asjad tuleb alla neelata, sest ega erinevaid inimesi on igal pool, aga kõigil peab see rõõm säilima, et saada värskes õhus sportida.
Nii see on igal juhul, siis meie sõnum on, et kõik värskesse õhku sporti tegema, aga palju õnne, Argo, võtame teiega siis pärast saadet ühendust ja anname teada, kuidas ajakirja Golf aasta tellimus teieni jõuab. Järgmises saates jätkame, aga samuti rubriigiga vaataja küsimused ja küsijate vahel loosime taas välja ajakirja Golf aasta tellimuse. Küsimusi saab meile siis saata e-posti aadressil spordiakadeemia@tallinnatv.eu või siis meie Facebooki lehel facebook.com/spordiakadeemia. Aga me jätkame nüüd saadet Tokyo maratoniga, kus jooksjaid toitis tomatitega robot. Eile toimus Jaapanis Tokyo maraton, mis alates 2012. aastast kuulub suurte maratonide sarja koos Berliini, Bostoni, Chicago, New Yorgi ja Londoniga. Tokyo maratonist on alati soovinud osa võtta üle 300 000 inimese ja nii ka seekord täpsemalt 305 000, kuid starti lasti neist 28 000. Tänavuse ürituse tegi huvitavaks aga asjaolu, et Jaapani toidutootja presenteeris oma robotid, kes jooksu ajal toidaks inimesi tomatitega. スポーツのシーン食べられるにはどうしたらいいかと考えた中で、モバイル製をトマトにつけてあげようということで開発したのがきっかけになります。Roboteid on 2 sorti, 8 kilogrammi kaaluv robot, kes annab jooksjale 7 tavalist tomatit ja 3 kilogrammine variant, kes suudab anda 12 kirstomatit. いろんなスポーツのシーンで最終的にはトマトを食べていただくということにつながってもらえればいいなと思います。Tokyo maratoni võitis siiski ilma robotiteta jooksma läinud etiooplane Endesho Negesse ajaga 2 tundi ja 6 minutit. ያው የምቀጥለው ማለት ነው እንደዚሁ ማለት በዚህ ውጤት ከዚህ የበለጠ ጠንከር ሰርቼ ወደ አሸናፊነት ከዚህ አሁን የሚመጣው ዓለም ዋንጫ ነው እሱንም እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ጤና ከሰጠኝ እሱንም ማሸነፍ ካሁን በኋላ በቃ ያለውን ጠንክሬ ሰርቼ ወደ ማሸነፍ ነው የሚሄደው ህልሜ እሱ ነው እና ለኦሎምፒክ መድረስ. Aga nüüd, head vaatajad, on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja ajakirja Sport poole aasta tellimuse, sest kõikide meie Facebooki lehega liitunud fännide vahel on siis loosimine toimumas ja olen siis nummerdanud kõik meie fännid suvalises järjekorras. Rein, ole hea, ütle palun üks number 1-340-ni. Nii palju fänne. See on rõõm. Las olla see fänn siis, kes saab selle tellimuse number 113. Nii, number 113 ja õnnelik võitja on Rainis Uuselu. Nii et palju õnne, Rainis Uuselu, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga Rein, tänan stuudiosse tulemast ja sinu lõpusõnum on kindlasti siis, et kõik sportima Tallinnas on ideaalsed võimalused sportimiseks olemas, kasutage neid. Ja loomulikult ja juba homme toimetab siis Eesti Terviserajad kogu Eestis sellise liikumisürituse. Tulge õue, liikuge ja te saate mõnusa kevadise naudingu. Täname Reinu stuudiosse tulemast, aga meie räägime tänases viimases videoloos lõbusast meediaettevõtete korvpalliturniirist, kust võttis osa ka meie sportlik kollektiiv. Ja sealt videoloost selgub ka põhjus, miks Maksimmi täna siin koos meiega ei ole. Eesti meediaettevõtete korvpallimeeskonnad läksid omavahel vastakuti sel nädalavahetusel toimunud korvpalliturniiril Kõvaketas. Turniir, mis tänavu toimub juba 3. aastat, tõi kokku 10 meediaettevõtet üle Eesti ning võitja selgitati välja üsna tuliste lahingute saatel. Meediameeste omavaheline mõõduvõtmine kulmineerus Eesti ajalehed Delfi ja TV3 meeskondade tulise finaaliga, millest väljus edukaimana TV3. Lõppskoor telemeestele 23-13. Üsna väsinud ja üsna õnnelik, et see, mis jäi eelmine aasta tegemata, selle me tegime praegusel hetkel ära. Siis kaotasime finaalis Delfile 1 punktiga, nüüd just võitsime neid 10 punktiga, pole paha. Kuidas üldse kogu turniir mõelis? Väga kihvt on tegelikult, väsitav, aga kihvt ja väga tore, nii et järgmine aasta kindlasti jälle ja tulge veel, kui vähegi saab, tulge veel kohale. Aga kas võidumehed ka väljaspool turniiri ühiselt trenni teevad? Ja iga esmaspäev TV3 trenn veel käib ja seal me natuke nalja teeme. Tänavu juba 3. korda toimunud turniiri Kõvaketas varasemad võitjad on olnud Delfi ning Tallinna Televisioon. Võistluse korraldaja Kristjan Jäätsi hinnangul võis tänavuse turniiriga rahule jääda ning kindlasti on midagi sarnast plaanis korraldada ka edaspidi. Kui me alustasime kuskil 6 või 7 võistkonnaga, ma ei mäleta, siis täna on 10 satsi, ei jäänud palju puudu, et oleks 12 võistkonda, siin erinevatel põhjustel paar võistkonda kukkusid ära, aga mul on nagu siiralt hea meel, et ettevõtted leiavad võimaluse
oma töötajad tervisesporti võimaldada oma ettevõtte töötajatele. Oma võistkonna oli muidugi seekord välja pannud ka Tallinna Televisiooni sportlik tiim. Kui turniiri esimesel aastal õnnestus TTV-l võitjana väljuda, siis tänavu pidime rahulduma 6. positsiooniga. Revo Raudjärve sõnul oli Tallinna Televisioonil küll võiduks selge plaan olemas, kuid kahjuks tegi vigastuse tont oma töö. Meie plaan oli väga lihtne, ma näitan siin vaatajale, meil oli sellised kõvad mängijad nagu Maksim Tuuleks, kes mängib siin ju teatavasti teises liigas, Kossuliga A-divisionis. Siis oli meil Janek Veedla võistkonnas, kes pidi number 5 peal mängima. Siis olid veel 2 meest siin ja 1 mees veel taga. Maksim pidi siis mängima seda mängujuhi kohta, et Janek tuleb see üles, paneb talle katte, Maksim liigub sisse, Janek siit ja tehakse seda pick and rolli. Või siis seda varianti, et Janek astub välja, pick and popiga tuleb 300 tagant viske. Mõlemad asjad toimisid nii kaua, kuni Maksim Tuul nina verine haiglasse läks ja Janek ka mängust välja langes. Meediaettevõtetele mõeldud korvpalliturniiri kõvaketast peakorraldaja oli spordipilet.ee. Selline oligi seekordne Spordiakadeemia saade. Uued teemad juba 2 nädala pärast, kuid kes tahab rohkem spordiga kursis olla, tasuks osta omale siis uus ajakiri Sport ja kes soovib võita selle ajakirja poole aasta tellimuse, siis tasub liituda meie Facebooki lehega. Ongi tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris 2 nädala pärast, 9. märtsil kell 21.45. Aga järgmisest nädalast, järgmisest esmaspäevast hakkab Tallinna Televisioon taas näitama Itaalia korvpallimeistriliiga mänge ning esmaspäeval kell 21.00 kohtub Kristjan Kanguri koduklubi Varese Trentoga. Sellega seoses algab saade Pall korvi kell 22.45. Nii et minu poolt teile kõikidele sportliku nädala jätku ja uute kohtumisteni.